Firma suurust aitab mõista olukord, kus konkurentsi pakutakse iseendale. Honor on Huawei all olev bränd, mille eesmärk on pakkuda odavamasse ja keskmisesse klassi kuuluvaid seadmeid. Kas see, et circa 400-eurone hüperläikiv seade on mõistlikum kui oluliselt kallim Huawei P20? Seadmele otsa vaadates on näha äärest ääreni ekraani, mulku, mis peidab kaamerat ja muid vajalikke seadmeid ning alumises otsas on tüütu seadistamisega sõrmejäljelugeja. Õnneks saab aparaati avada ka näotuvastusega. Vanakooli fännidele on alles jäetud kõrvaklapipistik ning särtsuauk laeb telefoni väga kiiresti. Heli tuleb nii alumisest kui ülemisest otsast, mis annab piisavalt madalaid ja kõrgeid sagedusi. Jõudsime järeldusele, et heast kaamerast üksinda on vähe. Tagumine külg on konkreetsel seadmel väga sinine. Mulle meeldib. 2 sensorit, mille kõrval kurja kuulutav silt AI kaamera. Lihtsas keeles on see objekt äratundav ja vastavalt sellele režiimi häälestav masinõppe põhjal töötav süsteem. Nii et maailma üle ei võta, pigem vähendab vajadust seadete vahel sõeluda. Tehisintellekti peaks ka konkreetne seade kasutama, et püsida pikalt kiire ja nooruslik. Seda kahjuks ei saa me mõnepäevase testimise puhul kinnitada ega ka ümber lükata. Kaamera tarkvara on väga paljude võimalustega ja enam-vähem samasugune nagu Huaweil, mis on saanud minu isiklikuks lemmikuks. Teeme mõned pildid ja vaatame, kuidas tundub. Kas sa subscribe-nuppu vajutasid? Vajuta, see tähendab meile palju. Räägime telefonist edasi. Honor on hästi kokku pandud, toimetab nobedalt, kirgaste värvidega ekraan on kena, selle raha eest on see väga mõistlik seade. Kui aga panna P20 sinna kõrvale, siis jah, Huawei on kallima tunnetusega ning kaamerad on sellel seadmel oluliselt paremad. Samas, P20, mis meie käes pikalt olnud, ei ole tarkvaraliselt kõige stabiilsem. Eriti alguses olid naljakad kokkujooksmised igapäevased. Nii et Honor 10 tundub isegi mõnevõrra ahvatlema. Mõned asjad, millega tuleb ettevaatlik olla. Tänane elektroonilise prügi juurde tekkimine maailmas on räme. Meie tarbijatena saame omalt poolt seda olukorda aga parandada. See on imelihtne. Ostame oma raskelt teenitud raha eest aparaadid, mis kestavad võimalikult kaua, nii tarkvaraliselt kui raudvaraliselt. See vähendab vajadust iga aasta uut telefoni osta. USA's Android Authority artikli põhjal on Huawei 7. kohal uuenduskiirusega. Raudvaraliselt saame omalt poolt seadmeid kaitsta. Huawei ekraanid on õrnad ja seadmed jube libedad. Usun, et Honoril on sama saatus. Hoia neid seadmeid kaitse ümbrises. Muutus hakkab meist. Aitäh!